Iraani ülemjuht Mojtaba Khamenei on jäljetud kadunud, mida lõpuks tunnistati isegi Teheranis. Terve riik võttis eelmisel päeval oma juhti. 6 leinapäeva miljonid inimesed Teherani tänavatel, delegatsioonid 10 riikidest, Khamenei ja tema perekonna kirstud Iraani lippude all. Ja üks ainus inimene, keda kõik selles rahva hulgas silmadega otsisid, ei ilmunudki välja. Seesama inimene, kes justkui juhib Iraani Islamivabariiki. Uus Iraani ülemjuht Mojtaba Khamenei ei ilmunudki avalikkuse ette. Ta ei tulnudki oma isa matustele ja enne seda jättis vahele ka oma naise matused. Ja kogu maailm küsib endalt, kas Iraani praegune juht on üldse elus. Ja tundub, et Mojtaba Khamenei pole juba ammu elus ning riiki juhib lihtsalt radikaalide klann. Kuid täna ilmusid lihtsalt šokeerivad üksikasjad, mida me teiega nüüd koos arutame. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, kuid enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole, seega oleksin väga rõõmus, kui just sina saaksid üheks neist 300 000 selle YouTube'i kanali tellijast. Tellige, pange like ja kindlasti kirjutage oma kommentaarid selle episoodi alla. Aitäh! Nii et teeme kohe alguses asja selgeks, sest kui sa väga Lähis-Ida uudistesse ei süvene, on siin lihtne segadusse sattuda. Endine ülemjuht Ayatollah Ali Khamenei on ametlikult ja vaieldamatult surnud. Ta tapeti 28. veebruaril Iisraeli õhurünnaku tagajärjel sõja esimesel päeval. Teda maeti just eile Iraanis. Aga küsimus, kas Iraani juht on elus, ei puuduta täna enam teda, vaid tema poega ja järglast Mojtabet. Khamenei, keda pole sellest löögist saadik kordagi elusana nähtud. Ja see, et ta ei ilmunud isegi oma isa, ema ega naise matustele, muutis kuulujutud tõeliseks riikliku tasandi mõistatuseks. Kas Mojtaba Khamenei ei olnudki tapetud samal päeval, kui tapeti ka tema isa ja naine? Selles saates alutame kõike, mis on ametlikult teada, miks teda varjatakse ja millised vandenõuteooriad on tekkinud. Alates sellest, et ta on teovõimetu, kuni selleni, et teda pole juba ammu olemas ja tema asemel on kas papist kuju või mingi eraldi klann. Üldiselt arutame siin koos teiega ka kõiki neid vandenõuteooriaid, mis internetis ringlevad. Alustame faktidest. Mojtaba Khamenei pole alates 28. veebruarist kordagi avalikkuse ette ilmunud. Sellest samast Iisraeli õhurünnakust alates, mis haavas teda ennast ja tappis tema isa Ayatollah Ali Khamenei Iraani, Iisraeli ja USA vahelise sõja esimesel päeval. Ehk siis, uus ülemjuht sai riigis kõrgeima võimu, kuid alates selle võimu saamisest on ta jäänud nähtamatuks inimeseks. Isegi uusi fotosid Mojtabast polnud, ta ei ilmunud kunagi avalikkuse ette, ta ei olnud ühelgi videosalvestisel ja isegi helisalvestisi pole olemas. No tunduks ju, et kui ta kardab seal Iisraeli kättemaksu, siis vähemalt helisalvestisi oleks ju saanud teha. Iraani televisioon luges ainult ette kirjalikke avaldusi, mis väidetavalt pärinesid Mojtaba sulest. Aga selle anomaalia tegelik ulatus sai ilmseks just tema isa Ali Khamenei matustel. Kui miljonid leinajad täitsid tänavaid, hüüdis rahva hulk uue juhi poole ja skandeeris truudusvannet. Tsitaat. Siin ma olen sinu käsutuses, Mojtaba. Seda skandeeris rahva hulk. Inimesed tulid niimoodi vanduma ustavust uuele juhile, aga kellelegi polnud truudust vanduda. Kõigi 6 leinapäeva jooksul 2 riigis, Iraanis ja Iraagis, ei ilmunud Iraani uus kõrgeim juht kordagi, et juhtida tohutut toetajate rahva hulka. Ja teda ei nähtud isegi koos vendade Mustafaga, Massudiga ja Meisamiga, kui nad isa surnukeha Mashhadi linnas haudas hängitasid. Pange tähele seda olulist detaili. Vennad olid kohal. Kogu Iraani poliitiline juhtkond oli kohal, kõik sõjaväelased. Iraani välisjuhtkond oli kohal, välismaised delegatsioonid olid kohal. Puudus ainult tema, just see, kes nüüd väidetavalt riiki juhib. Mida Iraani võimud selle kohta ütlevad? Ametlik põhjus Mojtaba Khamenei puudumisele on hirm atendaadi ees. Iraani ametnikud seletavad Mojtaba puudumist jätkuva tapmisohuga. Ja tuleb tunnistada, et see versioon ei ole alusetu. Iisrael ähvardas otseselt nooremat Khamenei. Iisraeli kaitseminister Israel Katz teatas avalikult, et uus kõrgeim juht Mojtaba Khamenei on, tsiteerin, surmaks märgitud.
sellises olukorras on iga avalik esinemine. Ei, see on muidugi risk. Ja nagu selgitab professor Maksen Melani, kes on raamatu autor Iraani ja USA vastasseisust. Edasi tema tsitaat. Võttes arvesse Islamivabariigi luure läbikukkumiste ulatust sõja ajal, võib iga mastaaba avalik esinemine seada ta mõrtsukate löögi alla. Ja tema sõnul seaks ohtu nii võimu üleandmise protsessi kui ka Teherani võime pidada läbirääkimisi Washingtoniga või hallata uut kontrolli. Loogika on raudne. Režiim kaotas just oma juhi Iisraeli õhurünnaku tõttu. Iraani luure jäi häbisse, kuna ei suutnud teda kaitsta. Ja keegi ei hakka seadma sama löögi alla tema järglast. See tähendab mastaabu Hamanaid. Seetõttu hoitakse teda varjus, ametlikult turvalisuse huvides, kuid just see tekitabki vandenõuteooriaid. Ja siin läheb asi kõige huvitavamaks. Sest juhi puudumine, mis oli mõeldud kaitseks, andis hoopis vastupidise efekti. Selle asemel, et rahustada, täitis see ruumi kuulujuttudega. Ja nagu vaatlejad närgivad, matustel puudumine ainult suurendab intriigi, tuues esile küsimused. Alates sellest, kas Hamanei tegelikult juhib Iraani, kuni selleni, kui rasked olid tema vigastused rünnaku ajal. Vaatame üle teooriad, mis juba ringlevad, alates mõõdukatest kuni, täiesti pöörasteni. Esimene teooria. Majtaba Hamanei on raskelt vigastatud või tegutsemisvõimetu. See on kõige levinum versioon. Majtaba puudumine matustel võib tugevdada Iraani opositsiooni arvamust, et ta on tegutsemisvõimetu. Kaudselt toetas seda ka Donald Trump ise, kes nimetas eelmisel kuul nooremat Hamaneid ratsionaalsemaks kui tema isa, tunnistades sellega sisuliselt, et uus juht on elus, kuid üsna halvas seisundis. See tuli Ameerika Ühendriikide presidendi suust, kellel on siiski juurdepääs luureandmetele. See ütleb palju. Teine teooria. Majtaba Hamanei on vaid marionett. Raffineeritum versioon ütleb, et tema ametisse nimetamine oli algselt kavandatud nii, et otsuste tegemise vastutus pandi isikule, kelle füüsiline puudumine muudab tema kõrvaldamise võimatuks. Teisisõnu, nähtamatu juht on ideaalne juht. Teda ei saa tappa, sest teda justkui pole olemas. Ja tema juhib varjust, aga tegeliku otsuse teeb keegi teine. Just. Aga kui midagi juhtub, saab alati öelda, et otsuse tegi Majtaba Hamanei. Ja ei USA ega Iisrael ega isegi Iraani rahvas ise ei saa kuidagi mõjutada juhi otsust, mis justkui on olemas, aga samas nagu pole ka. Ja kõike saab ajada ajatolla tahte peale. See on see, keda keegi jälle kuid ja kuid ei näe ega kuule. Kolmas teooria, kõige radikaalsem, kõlab nii. Mahmoud Majtaba Hamanei tapeti koos oma isaga. Ja siin läks internet tõeliselt pööraseks. Hamanei varjust valitsemise idee ise jätab uue ülemjuhi avatuks kuulujuttudele, et ta on surnud või isegi, et tegemist on papist kujuga. Siinjuures see ei ole nali ega vemp. Kas mäletate, kuidas Teheranis pandi tõesti välja tema papist foto, et iraanlased tuleksid ja vannuksid sellele papist kujule truudust? Ja nüüd tehakse Iraani sotsiaalmeedias tõsimeeli nalja, et neil on nüüd elava juhi asemel papist juht. Nädala jooksul levisid Ali Hamanei tseremooniate ajal internetis tehisintellekti poolt loodud videod, mis väidetavalt näitasid Majtaba Hamaneid riietatuna mingiks vaeseks meheks ja leinajate seas Teheranis kõndimas, et isaga hüvasti jätta. Ja need võltsvideod, mille on loonud tehisintellekt ja mis kujutavad justkui elavat liidrit Majtaba Hamaneid, on juba iseenesest sümptom sellest, kui sügav on tema ümber olev infomust auk. Neljas teooria. Riigipööre. Ilmselt kõige poliitiliselt plahvatusohtlikum teooria. Mõned konservatiivsed kanalid Iraani Islamivabariigis süüdistasid neid, kes peavad läbirääkimisi läänega Majtaba Hamanei käskude rikkumises ning mõned marginaalsed rühmitused vihjasid isegi sellele, et läbirääkijad on toime pannud tõelise riigipöörde. Ja see ei jäänud ainult sõnadeks. Süüdistused viisid selleni, et Iraani välisministri Abbas Rakchi ja Iraani presidendi Massoud Pezeshkiani pihta visati päriselt kive, kui nad osalesid leinaprotsessioonil. Ma olen sellest juba rääkinud. Jällegi, kahjuks ei saa ma neid kaadreid YouTube'is näidata, aga kui väga tahate, võite need ise üles leida.
See oli üleeile, 8. juulil tõesti. Rakči ja Pisiškian kõndisid leina protsessioonil, kui äkki hakati neid ründama ja nende pihta visati kive, turvamehed üritasid neid sealt välja tuua. Neid süüdistati selles, et just nemad reetsid Iraani, reetsid ajatolla, korrandasid riigipöörde ja võib-olla isegi tapsid Mačtabat. Ja nüüd peavad nad kulisside taga läbirääkimisi läänega. Mõelge vaid, Iraani kõrgeimate ametnike pihta visatakse kive otse riiklikel matustel. See on märk režiimi sisemisest lõhestumisest. Ja asi on selles, et osa Iraani ühiskonnast usub, et just Rakči ja Pisiškian kõrvaldasid Mačtaba, et pidada reetudlikke läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega. Aga teate, Ali Khamenei matustel oli peaaegu detektiivilik stseen, mis ideaalselt edasi annab kogu selle õhkkonna. Kui leinajate meri täitis Teherani hiiglasliku mošee õue, et viimast korda näha tapetud juhi keha, seisis üks salapärane mees vaimuliku rüüs eemal ja jälgis tseremooniat rõdult. Tema nägu oli väga halvasti eristatav sellel teralisel videosalvestisel, mis nähtavale ilmus. Ja sotsiaalmeedias puhkesid kohe kahtlused, et see ongi Mačtaba Khamenei, kes tuli salaja isaga hüvasti jätma ning jälgis kogu seda protsessiooni eemalt rõdult. Iraani kontod hakkasid levitama matuse tseremoonia katkendit. Videol on näha üht kuju. Vaimulik, kes liigub läbi rahvahulga. Kaader, kehakuju, näojooned, mis on osaliselt nähtavad turbanist ja riietest. Ja üksteise järel hakkasid kontod väitma üht ja sama. See on Mačtaba. Video levis kiiresti. 1000 jagamised mõne tunni jooksul. Sotsiaalmeedias farsi keeles puhkes elav arutelu. Ja nende mälestuseks peatasid inimesed kaadreid, suurendasid pilte, võrdlesid Mačtaba vanu fotosid videos oleva kujuga. Kuid lahendus osutus proosaliseks. Iraani vaimulik Riza Musavi Vaez teatas hiljem, et videos olev inimene on tema ise. Aga juba see fakt, et video levis üle kogu maailma, räägib nii mõndagi. Nagu tabavalt märgitud, olid paljud pooldajad rohkem keskendunud Mačtaba märkide otsimisele kui sellele suurejoonelisele ärasaatmistseremooniale, mis oli pühendatud ühe selle riigi mõjukaima juhi lahkumisele. Inimesed otsisid elavat kummitust, selle asemel, et leinata surnud juhti. Nüüd räägime sellest, miks see pole lihtsalt kurioosum, vaid suur poliitiline küsimus. Juhi puudumine mõjutab riiki mitmel tasandil korraga. Esiteks on see rahvapsühholoogia. Tavalised iraanlased kaotavad praegu turvatunde. Täna tegi Al Jazeera väga hea reportaaži. Nad rääkisid seal üksikute iraanlastega sellel ärasaatmistseremoonial. Ja nii sõnastas selle 26-aastane Massume Teherani matustel. Tema sõnu vahendas praegu Al Jazeera. Tsitaat. Minu riik ei ole enam see endine Iraan, kus juht on avalikult kohal. Mačtaba puudumine pole iseenesest oluline, aga tema kohalolek on riigi turvalisuse märk. Ja nüüd on mul tunne, et minu riigis ei ole enam endist turvalisust. Isegi lojalistid tunnevad, et midagi on kindlasti katki läinud. Teiseks muutub usk justkui metafüüsikaks. Nagu kirjutab Al Jazeera, väljendas üks leinajatest. 35-aastane Faez seda peaaegu religioosselt. Tsitaat. See, et uut juhti pole veel nähtud, on tema jaoks nagu usk müstilisse või šiitide varjatud imaami või isegi Jumala olemasolusse. See, mida sa ei näe, aga millesse sa usud. Ehk siis režiim peab müüma seda nähtamatut juhti kui usuobjekti. Jah, keegi pole teda näinud, kuulnud ega tea, kus ta on. Üldsegi mitte, aga te peate uskuma, et Mačtaba Khamenei eksisteerib ja juhib riiki. See töötab veendunute, fanaatikute jaoks, aga avab kahtluste ukse kõigile teistele. Kolmas ja kõige ohtlikum režiimi jaoks on tabude erosioon. Isegi režiimi kõige kindlamate pooldajate seas võib Mačtaba Khamenei puudumine külvata kahtlusi ja avada ruumi kunagi keelatud kriitikale. Sisemiste tülide taustal Washingtoniga peetava diplomaatia üle, mida kõige radikaalsemad fraktsioonid jõuliselt tagasi lükkavad. Ja see on otseselt seotud sellega, millest me rääkisime eelmistes saadetes. Just Iraani radikaalid rikuvad USA-ga sõlmitavat kokkulepet rünnakutega Hormuzi väinas. Nähtamatu juht ei saa peatuda, ei saa neid vangistada ega õnnistada
ja võimuvakumi täidab kaos. Nüüd järeldus. Ametlikult on Iraani juht elus. Võimud väidavad, et Mahmoud Majtaba Hamenei on elus ja lihtsalt varjab end Iisraeli mõrtsukate eest ning Donald Trump, kellel on luureandmed, kinnitab seda kaudselt, öeldes, et ta on elus, kuid halvas seisus. Otseseid tõendeid Mahmoud Majtaba Hamenei surma kohta ei ole. Kuid, ja just selles on käsi, režiim on end ise lõksu ajanud. Peites Mahmoud Majtaba Hamenei tema turvalisuse huvides lõi ta ise täiuslikud tingimused kuulujuttude tekkeks, et liider pole juba ammu elus. Ühtegi avalikku ilmumist 4,5 kuu jooksul pole olnud. Omaenda isa matustest puudumine. Salapärased kujud rõdudel. Tehisintellekti loodud video. Meemid papist juhist. Kivid, mis lendavad ministri ja presidendi pihta. Ja sosinad, et riigis olevat ammu juba toimunud riigipööre. Kui riik ei suuda või ei taha maailmale elusat valitsejat näidata, tunnistab ta sisuliselt, et võim riigis põhineb tühjusel, mida katab pime usk. Ja viimane paradoks. Polegi tähtis, kas Mahmoud Majtaba Hamenei on elus või mitte. Oluline on see, et Iraan on täna riik, mida kas juhib nähtamatu inimene või ei juhi üldse keegi. Ja riik, mille juhti pole võimalik ei näha, ei tappa ega ette näidata, on jõudnud kõige ohtlikumasse faasi. Kui võimu tegelikkus ise muutub usu ja kuulujuttude küsimuseks. Ja see on juba tee allakäigule. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Kindlasti tellige see YouTube'i kanal, aitame koos 300 000 tellijani jõuda, olen teile selle eest väga tänulik. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha tehes annetuse ükskõik millise summa ulatuses selle video all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head kõigile.